Tere! Olen Inge Kääri ning õpin Tallinna Ülikoolis noorsootöö erialal. Seoses sellega viin läbi videoküsitluse. Mina olen Linda Maisveli ja õpin noorsootööd. Ja seoses sellega pean läbi viima küsitluse. Tere! Mina olen Gerda, ma olen noorsootöö tudeng ja nüüd intervjueerin ma 2 inimest, et teada saada, mida siis teised inimesed teavad noorsootööst. Nii, esimeseks küsimuseks on, mis on sinu arvates noorsootöö? Noorsootöö võiks olla selline töö, mis tegeleb noortega, nende arendamisega, neile huvi pakkuvate tegevuste leidmisega. Kus tegeletakse probleemsete lastega tõenäoliselt. Töö on töö noorte inimestega. Ma arvan, et noorsootöö üldiselt peaks olema selline töö noortega erinevates valdkondades. Noorsootöö on töö noortega. Ainult, et rollid on erinevad, et kui kodus tehakse noorsootööd mingite oma peretraditsioonide või ühiskondlike normide järgi, siis noorsootöö laiemas mõttes ongi kõik see töö, mis puutub noortega rolliga sõltumata sellest, mis rollis sa oled. Et kas sa oled mentor, oled sa juhendaja, oled klassijuhataja, õpetaja, oled sa lapsevanem. Et see ongi töö, kui on raske, eks, aga kui ei ole raske, siis ei olegi tööd või siis kõik on nagu mõnus. Kus tehakse noorsootööd? No lasteaias, koolis, noortekeskustes, huvialakeskustes, huvikoolides, kõik võimalik, ma ei tea, võisna on kogu see staff. Kõik, mis tegelevad lastega, teevad põhimõtteliselt noorsootööd, eks. Koolides ja tõenäoliselt ka mingitest asutustes, millega ma ise kursis pole. Noorsootööd, noortekeskused, koolid, laagrid ehk rohkem ei ole. Huvikeskus. Noorsootöö, mis kohe esimese asja tuleb mulle pähe, on noortekeskused. Noortekeskuses. Ma ei tea, kas lasteaia ja kooli lasteaiaõpetajad ja kooliõpetajad saab noorsootöötajaks lugeda. Ma ei oska öelda, et samas nad töötavad ka noortega. Mina puutun kokku või puutusin mõnes kohas juba nüüd. Ütleme see, mis on kooli ümber, see kõik võtavad nad see nagu eest mõistavad või see, mis on perekonnas. Aga näiteks õpilasmalev, mis on õpilasi ühendav noorsootöö ja siis enne seda oli veel üks päevakeskus, kuhu noored läksid siis, kui tunnid läbi sai ja kui perekonnas ei olnud kedagi kodus, siis nad läksid sinna noortekasse, see oli seal Nurmenukus. Ja enne seda oli veel huvikeskus ja ütleme, praegu ma näen noori veel ka huviringides, et kui mul puutub kokku näiteks kultuurimajas või kuskil mingis üritustes, siis see on ka noortetöö. Ja kes nad on, kes tegelevad noorsootööga? Ma usun, et väljaõppe saanud inimesed, kes on selleks õppinud. Keda ma nimetaksin ka noorsootöötajaks, ma arvan, et on noorsoopolitseinikud. Siis kriminaalhooldajad, kes tegelevad alaealiste õigusrikkujatega. Siis ma arvan, et need on kohalikes omavalitsustes töötavad lastekaitsetöötajad. Kui sinna alla jääb, siis ma paneksin ka noorsootöötajateks inimesed, kes juhendavad lapsi nende huvialategevustes. Treenerid, tantsuõpetajad, muusikaõpetajad. Ma loodan, et selleks haritud inimesed. Eks ikka noorsootöötajad, kes on nagu vastava kvalifikatsiooni saanud ja nagu teavad, mida nad teevad. Aga arvad, et noorsootööd oskavad teha ainult inimesed, kes on väljaõppe saanud? Ehk oskavad ka inimesed, kes tegelevad nagu teises valdkonnas nagu ehk noortega. Õpetajad, sellise valdkonna tegelased. Mis sa arvad näiteks kooli huviala juhatajatest? Ja, kindlasti. Koolis nagu toimub ka suht sama töö tegelikult. Milline on hea noorsootöötaja? Selline, kes on ise kindlasti noor olnud.
aga tegelikult selline, kes noori mõistab ja samas on neile piisavalt autoriteetne. Kindlasti peaks olema hea närvikavaga, hea suhtleja ja väga hea oskaks probleeme lahendada. Sõbralikkus asja vastu peab olema enda samamoodi huvi, olema nagu teemas sees. Ja selline elav inimene peab olema. Miks? Et ta suudaks ka nagu teisi sellega kaasa viia selle tööga ja selle teemaga, et teistel oleks ka huvitav, et kui olla nagu selline tuim ja siis teistel on ka nagu võib-olla mida ei tule keegi. Hea noorsootöötaja. No kuna on tegemist üldiselt ikkagi, kuigi üldiselt ma arvan, et on alaealistega töötavad, kuigi noorsugu vist läheb kuni 26 eluaastani. Aga üldiselt, kui ma võtan alaealised, see on alaealistega töötavad inimesed, see on selline, selline õrniga, et hea noorsootöötaja kindlasti hästi empaativõimeline inimene, mida iganes, sõbralik, lahke, väga hea kuulaja, arutleja. Kõik head iseloomu omadused. Viisakus, sõbralikkus, eelkõige empaatiline. See on, ma arvan, et üldse igas töös tähtis, eriti noorsootöös. Et empaatia võime ja tahtmine kuulata muidugi. Teist kuulda ja mõista, aru saada, aidata, nii palju kui on võimalik inimesel aidata. Et kellel on midagi jagada ja ta ei pea tingimata sellest raha saama, aga ta võib olla lihtsalt mingi huvigrupi juht. Aga ta võib olla ka ringijuht. Aga üks asi muidugi, mis on üldinimlikud asjad, mis peaks olema võimalikult lühike mälu pahade asjade peale, selektiivne kuulmine ja muidugi tohutu kuulamisoskus, et tihtipeale on noortel endal vastused siis, kui ta saab kas ära rääkida või küsida, et need on nagu niisugused olulised momendid minu jaoks, mida ma ütlen. Kannatlikkus.